Tere hommikust, mina olen Janne, ma olen kaksikhinge alkeemik ja holistiline tervendaja. Ja see on siis kaksikhinge kollektiivne energia. Teeme järjekordselt nii nagu viimased mõned videod. Vaatame jumaliku naisprintsiibi energia ja seejärel vaatame meesprintsiibi energia. Tuletan meelde siis, et need on mõlemad energiad asuvad sinu enda sees ja kes on siis päris kaksikhinged. Teie olete üks hing ja teil on samad sisemine nais- ja sisemine mees energia. Nii et tegelikult kõik, mis ma räägin siis jumaliku naisprintsiibi kohta, selline on siis ka selle meesisiku, sinu välise meesisiku sisemine naisenergia ja kui me räägime meesenergia seisukorrast, siis sinu sisemine mees on vastavuses sinu välise mehega. Nii et see on ühe hinge teekond tõusnud meistriks sisemisse liitu, millele siis kõikide universumi reeglite kohaselt järgneb ka füüsiline liit. Vaadake, kui ilusasti päike tuli praegu välja selle peale, et meil oli üsna pime oli siin ja veel enam, üsna pime oli siin ruumis. Sombune ilm. Aga nüüd tuleb päike. Kell on praegu 11:40. Nii, aga alustame sinust kuulaja, jumalik naisprintsiip. Vaatame kõigepealt 3 kaarti minu enda hingesugulaste kaksikleekide kaartidest. Raskelt plokkis. Ära heida meelt oma suhte osas. Ja vari, madal sagedus, sisemine töö. Võtame siia valguse kätte. Nii et kuulaja naisenergia pool, sa oled praegu plokkis, su tšakrad on blokeeritud, sa tunned teatavat lootusetust, sa mõtled oma situatsiooni peale, sa mõtled oma elu üle, sa mõtled oma armusuhte üle või armastusvaldkonna üle, aga tegelikult seesama mõtlemine nendest asjadest hoiabki sind raskelt plokkis, nagu see kaart ütleb. Nii et ma soovitan sulle selle asemel hoopis pikendada oma meditatsiooni, et liikuda teadvelollu. Mis on see mõte, mida sa mõtled? Mis on see korduv alateadvuse programm, mida sa endal säilitad, mida sa ketrad endale ja see tekitab sinust tunde, et asjad ei liigu. Aga lootusrikkam kaart, ära heida meelt oma suhte osas. Sinu suhe on siis sinu suhe iseendaga, ära heida meelt omaenda terviklikkuse ja tervenemise osas. Ja sinu kaksikleek, sinu väline, sinu meesprintsiip peegeldab tagasi seda, kui tervenenud sina oled, eks ole, sinu ülestõusu. Ja sa oled praegu siis oma varju pooles, võib-olla sul on olnud siin lihtsalt keerulised mingisuguste energiate esiletulekud ja sa teedki varjutööd. Sa töötad oma sagedusega, oma vibratsiooniga, sa oled sukeldunud sisemisse töösse, mis on hea, see on väga hea, sest et kaksikleegi liit nõuab tohutut varjutööd, sisemise lapse tööd, varjutööd, et tulla siis sellest blokeerunud seisundist välja. Kusjuures, kui sina oled raskelt plokkis, siis võid kindel olla, et see on seisund, milles mitte kaksikleegid on enamus oma ajast. Ehk see on siis tavateadvus, mis on raskelt plokkis. See on see, kui me elame läbi oma mõistuse. Aga ülestõusu teekonnal see tähendab seda, et sa oled ära lõigatud oma kõrgemast minast. Nii et ma ei tea miks, aga me oleme valinud siis selle
pioneeriteekonna, me oleme valinud keerulisema teekonna, transmuteerida kogu siis kollektiivi varju poolt. Nii et need asjad, mis sa teed, need ei ole mitte ainult sinu, vaid need on ka sinu esivanemate ja need on kogu langenud inimkonna egoteadvuse programmid, mida sina siis läbi enda kehal läbi tegemise sa vabastad. Paneme need kaardid praegu siia natuke eemale, kõrvale. Ja hakkame vaatama siis, mis jumaliga naisprintsiip vaatame, mis sinuga hästi on. Mis on sinuga hästi? Mõõkade 4, maag. Ja varjupool tuli ka siia ehk siis devili kaart. Mis on sinuga hästi? Hästi on see, et sa tahad jätta maha neid vanu kihte, neid vanu käitumismustreid, neid vanu viise, kuidas sa oled suhestunud, kuidas sa oled elanud, kuidas sa oled uskunud, kuidas sa oled olnud. Sa taipad, et on vaba valik. Sa taipad, et sul on võimalik valida, kuidas sa tunned ja kes sa oled, eks ole. Sa taipad, et sa ei ole sinu iseloom ja et sina ise oled tegelikult looja, mida räägib siis ka see maagikaart. Räägibki sellest, et sa oled võtnud oma saatuse enda kätesse ja sa tahad paremini teadlikumalt hakata looma oma reaalsust. Sa tahad ära liikuda mitte teadlikust loomisest, see, mis sulle siiani on otsa vaadanud ja tahad hakata võtma oma väge, kõik tööriistad enda kätte, et hakata looma siis teadlikust kohast. Sa õpid praegu seda ja see on hea, see on väga hea, sest tegelikult sinu sees on tohutu loomispotentsiaal. Lõppude lõpuks sa oled jumalik naisprintsiip kehastunud. Sul on vaja lihtsalt lahti lukustada läbi siis oma varjupoolega, oma inimmeelega tööd tehes, lukustada lahti oma valguskeha. Selleks pead sa siis eemaldama need devili, need varjukihid. Ja ma tunnengi, et see on see, millele sa oled pühendunud, sa oled sellele teekonnale juba liikunud, sest sa oled aru saanud, mida see kaksikhinge protsess sinult küsib. Sa oled teadvustanud hoolimata siis sellisest valust ja ebameeldivusest ja sellistest keerulistest kohtadest sinu teekonnal, sa mõistad, et see teekond ühtlasi viib sind väga ilusasse kohta. Sa mõistad, et see on initsiatsiooni teekond ja sa pead, et sul tegelikult justkui ei olegi valikut, su hing juba juhatab sind ja sa liigud seda teed oma kõrgema mina suunda. Sinu enda kõrgem mina on sinu kaksikhing. Teil on üks kõrgem mina. Nii, vaatame, mis sind häirib. Ülempreester ehk hiromant, mõõkade kuningas ja karikate 8. Sind häirib osadel teist, väiksem grupp inimestest. Sind häirib see, et sul on veel maatriksi suhted või suhe. Võib-olla osad teist on siis, pole oma karmalist suhet lõpetanud ja sul on see, et tegelikult järgmine samm sinu teekonnal, sa ei saagi ülestõusuprotsessi asuda, oma kaksikhinge protsessi, kui sa ei ole oma eelnevat suhet, eelnevat abielu lõplikult siis seda karmatsüklit läbinud, eks ole, ülempreester, et need on siis lepingud, hingede lepingud. Et midagi on siin lõpetamata. Suurem osa teist, kes te kuulate, siin on ikkagi vastupanu veel selle kaksikhinge protsessi osas. Siin on vastupanu võtta vastu see jumalik teekond. Siin on vastupanu lõpuni aru saamaks ja alistumaks sellele, et kas tõesti see on mu kaksikhing, kas tõesti see on see, mis praegu 3D's toimub, kas see on tõesti siis vajalik, et kuidas ma seda olen küll
küll kutsunud, et mina ometi küll, sellist asja ma küll ei taha, et sa tahaksid kohe oma paradiisi võtmed kätte saada ja astuda sinna. Et see on siis see madalam nagu jonniv sisemine laps sinust, keda häirib, et kõrgema kutse elluviimiseks pead sa tulema välja kõikidest sisemise lapse jonnimistest ja hädaldamistest ja sellistest nõrkuse hetkedest, kus sa tunned, et sinus ei ole jõudu. Et tahaks püsida siin mitteteadlik. Aga need on hetked, hood sul lihtsalt, mis tulevad. Sind häirib see, et teil ei ole kommunikatsiooni sinu kaksikhingega. Sind häirib see, et sinu jumalik meesprintsiip ei anna sulle mitte mingisugust infot, mitte mingisugust tagasisidet ja teil puudub ilmselt praegu kommunikatsioon, mida võiks nimetada siis arusaadavaks või selgeks. See häirib sind. Aga see on peegeldus, ma tõlgin selle koodina siis lahti, see on tõlgendus sellest, et sinul endal puudub selge kommunikatsioon Jumalaga. Sinul endal puudub selge kommunikatsioon üliteadvusega ja oma kõrgema minaga. Seega sinu kaksikhing, sinu jumalik meesprintsiip on sinu juurest praegu minema kõndinud. Ta tunneb, et ta ei tule sellega toime, see on liiga keeruline, ta on lahkunud, ta on oma eluteele kusagile läinud ja sind häirib see, et see suhe on praegu lahusolekus karikate 8-ga. Vaatame, mis on soovitus sulle. Vaim, anna palun soovitust. Karikarüütel, vähk, skorpion, kalad ja müntide rüütel ja karikate kuningas. Nii palju persoone tuli siia. Üks hetk. Sul on soovitus, vaimu poolt soovitus sulle praegu püsida oma usu juures hingesugulastesse, kaksikhingedesse. Mitte kaotada usku, et tõeline armastus on olemas ja see saabub ka sinuni, et see jõuab ka sinuni. Sellepärast, et karikate rüütel on siis selline väga romantiline, väga hingestatud. Ta usub ja otsib oma hingesugulast. Vanasti nimetati hingesugulast, tegelikult peeti silmas siis kaksikleeki. Et need on lõppude lõpuks ikkagi sellised terminid, kokkuleppeterminid, aga tegelikult vanasti, kui räägiti hingesugulastest või spirituaalsetest tekstides, kui räägitakse hingesugulasest, siis mõeldakse selle all kaksikhinge. Termin kaksikhing tegelikult annab valeinformatsiooni, et tegelikult on nad siis ju üks hing kahes kehas, mõlemad terviklikud, aga tegemist on ühe hingega. Ühe hinge yin ja yang poolusega. Liigu vaikselt oma teekonnal. Ära ole tormakas, ära mine kannatamatusesse, ära mine enese piitsutamisse, et miks asjad liiguvad justkui aeglaselt. See on jällegi üks egolõks, millesse sa langed. See on jällegi ego. Sinu kõrgem mina liigub alati kindlalt täpselt nii nagu vaja on. Siin ei ole õiget ega vale. Nii et säilita tasakaal, säilita maandatus, tegele maandusega. Maanda ennast siis, kui sul on võimalus, loo kontakt siis muruga, metsaga, puudega, kividega, too endale tuppa midagi, mis oleks siis objekt, mis aitaks sul võib-olla meditatsiooni ajal paremini ühendus luua emake maaga. Või tee oma meditatsioonis alati maandused. Skorpioni energia, skorpion vähk ja kalad.
kõneleb siis emotsioonidega kontaktist. Osadel teist on siin ka soovitust, kui sinu kaksikleek on sinuga ühendust võtnud või võtmas, on soovitus sellele vastata. Hoida teie suhtlusliinid avatuna. Eks ole, lihtsalt sa pead kõik see aeg, sa pead püsima enda keskmes, sa pead püsima kõrgemas minas. Nii kui sa langed oma inimesse, siis nagunii te koos ei suuda olla. Nii et kui ta tuleb ja võtab ühendust, siis vaim praegu soovitab küll, et sa võtaksid selle ettepaneku vastu. Aga alati kuule iseennast, see on ikkagi sinu valik, sinu otsus. Ja karikate kuningas soovitab sul ka minna sügavamale endasse, emotsionaalset meisterlikkust. Mis siis, et see on kuningakaart, aga ma kuulen, et see on ikkagi sügavam sukeldumine endasse. Alati on kihte, mida avastada, alati on minna sügavamale. Ja mida sügavamale endasse ma lähen, seda sügavamale või lähemale ma jõuan sulle, minu kaksikleek, minu igavene armastatu. Sest lõppude lõpuks on ta sinu sees. Nii, see on siis naisenergia poolus teel oma jumalikkusesse. Lähme siis teise poole juurde. Meesprintsiip. Vaatame, palun vaim, anna meile infot, mis toimub jumaliku meesprintsiibi kollektiiviga. 3 kaarti. Finantsiline ebakindlus. Hindamine, tunnustus. Uus algus armastuses. Vaata, kui ilusti need on peegelpildis siin. Nagu kõik kaksikleekide puhul. Eks ole, sinu raskelt blokkis sinu energia oma jumalikkusega, oma sügava naiselikkusega manifesteerub meesenergial finantsiliste blokeeringutega, finantsilise ebakindlusega, mis on tegelikult ka äralõigatus jumalast, äralõigatus allikast. Varjutöö, madal sagedus, sisemine töö, mida sina teed, mida sul soovitatakse teha, temal on see seotud oma enda sisemise valideeringuga, endale tunnustuse andmisega, sest et nii kaua, kui ta otsib seda maatriksist, ta otsib seda läbi oma tegevuste, naistelt, vanematelt, eks ole, läbi oma soorituse, läbi oma mateeria, püsib ta lahus Jumalast enda sees, püsib ta lahus sinust. Ja alles siis, kui ta õpib seda tunnustust andma endale sisemiselt, siis saate te liikuda ühtsusteadvuse suunda. Nii et sinu varjutöö ja tema peegeldab, tema tegeleb oma enda sisemise tunnustamisega. Ja sinul ära heida meelt oma suhte osas ja temal uus algus armastuses. Nii et niimoodi see kaksikute puhul on. Nii, jumalik meesprintsiip. Vaatame, mis tal on hästi, mis sul on hästi, jumalik meesprintsiibi kollektiiv. Sauade 3, mõõkade 2, maag ja armastajad. Tuli õhk ja õhk, et siit tuleb läbi kaksikud, neits siit tuleb natuke läbi kaalud veevala ja amburlõvi jäär on siis praegu need päikesemärgid, nimetan teile. Tal tuleb hästi välja see, et ta on aktiivne. Ta on aktiivne oma elus, oma tegemistes, oma eluvaadetes. Ta on valmis hoolimata, mis iganes siis toimus eile, liikuma kogu aeg edasi. Ta on aktiivne, ta ei jää nagu loorberitele
puhkama, mõnulema, ta ei püsi mingit laadi ohvrienergias ja kannatuses, vaid ta liigub kiiresti ühelt tegevuselt teiseni, ühelt saavutuselt siis edasi teise juurde, ehk ta on aktiivne, nii nagu yang energia peabki olema. Kui ta soovib elada läbi oma maskuliinse energia. Nii et ta on valmis arenema, ta on valmis liikuma, ta on valmis võtma vastu siis väljakutseid, mida siis elul, universumil on siis varuks talle. Tubli. Mõõkade 2. Mis tal on hästi? Tal on hästi see, et sellegipoolest, kuigi temas on seda tuld, kes tahab minna ja vallutada ja avastada maid, on temas ka intellekti. Temas on, mõõgad on alati siis meie intellekt, meie ratsionaalsus, meie õhuelement, veevala ja kaksikud kaalud. Temas on intelligentsust, mitte teha tormakaid, lollide riskidega valikuid. Temas on suutlikkust võtta aeg maha, kaaluda ja võtta ainult siis tarkasi riske. Ja kohati see võib isegi minna natuke sellisesse, kui ta jääb kinni, eks ju, madalamal tasandil, see võib jääda sellisesse otsustamatusesse või otsuse edasi lükkamisse või otsuse vältimisse. Aga see on ainult siis, kui ta energia on juba blokkis, et praegu ma pigem küsin, et mis tal hästi on. Nii et suutlikkus siis näha mitme erineva teekonna plusse ja miinuseid, need analüüsida, kalkuleerida läbi. Ühest küljest see on ka selline selle sama omadusega. Me liigume multidimensionaalsuse suunda, kus me hakkame telepaatiliselt nägema erinevate ajajoonte, ajaliinide perspektiive. Eks ju, tema teeb seda läbi ratsionaalsuse, sinul avaneb see läbi südame, läbi sinu intuitsiooni, läbi sinu naisprintsiibi. Maag, täpselt nagu sulgi, ta on valmis looma, manifesteerima endale soovitut. Teda ei rahulda tema selline, võib-olla see elu, mida teised tema meessoost tuttavad elavad. Teda ei rahulda passiivne olek, teda ei rahulda karmaline tsükkel karmapartneriga, teda ei rahulda pealtvaataja olemine omaenda ärides, tegevustes, elus. Ta tahab tõusta võimsaks maagiks, ta kehastab siis meister manifestori energiat, ta tahab luua, ta loob lõppude lõpuks iseennast ja oma kuningriiki. Ja armastajad, kaksikute energia. Kuigi see on siin viimane kaart, eks ole, aga tegelikult tal on selline pehme koht, mida ta varjab, selline pehme haavatav koht tema hinges, kus ta usub teie sidemesse, kus ta usub igavesse armastusse, aga lihtsalt see on tema prioriteetide nimekirjas ilmselt kõige lõpus, siis kui tal tähtsad asjad on tehtud. Aga tal on usk, ta ei lepi vähemaga kui naine, kes on oma naiselikus väes. Ta ei lepi karmaliste tsüklitega, ta tahab saada oma igavest kaksikleeki. Ja selle peale kukkus välja hiromant. Ta mõistab, tema kõrgem mina, see ei ole tema, ma arvan, argiteadvuses, kõrgem mina teab, et siin on spirituaalne leping kohtuda või tulla kokku hingesugulasega. Ja seda kinnitab ka uus algus armastuses. Vaatame, mis teda häirib. Tules. Karikate rüütel. Ja karikates.
teda häirib see, et need uued algused ei tule, teda häirib see, et sinuga suhe on blokeeritud, teda häirib see, et ta on seksuaalselt frustreeritud, ta igatseb sinu järgi, ta näeb sind ilmselt unes, ta võib-olla tajub isegi 5D kommunikatsiooni. Kaksikleekidel on päris tihti 5D ehk astraaltasandil seksuaalne suhtlus. Teda häirib see, et teie vahel ei ole kokkutulemist, leppimist. Teda häirib see, et see hingeside ei tule kokku. Teda häirib see, kuidas siin on konflikti, egomänge, kommunikatsioonihäireid ja et lõppude lõpuks seesama egoteadvuses kommunikatsioon viis teid sellesse punkti, et te läksite, kõndisite lahku ja kuigi näib, et justkui ühele poolele jäi see õigustunne, siis tegelikult kaotasid mõlemad. Ta tahab tegelikult hinges, ta tahab kokkutulekut ja teda häirib see, et seda koos olemist ei ole. Teda häirib, et te olete lahus, ta igatseb seda uut kirglikku armastust sinuga ja mitte ainult seksuaaltasandil, mitte ainult tule ja kire tasandil, vaid ka sügaval hinges, emotsionaalsel tasandil. Kinnitab veel siis seesama karikate, see on see Romeo kaart, jah, ja praegu kukkus siit välja seesama kaart, mis sulgi, teda häirib see, et te läksite lahku, nii et ta mõtleb sellest vaikselt endamisi. Vaim kinnitab seda, et siin on spirituaalne leping, eks ole, näed ju ise, ma ei mõtle seda välja. Nii, vaatame, mis on soovitus jumalikule meesprintsiibile. Enamasti ütleme niimoodi, et 95% juhtudel jumalik meesprintsiip ei kuula neid videosi ja ta ei ole kursis kaksikleegi terminiga. Ainult see 5% on siis esimene grupp kaksikleeke, kes on juba liidus või kes on kohe liitu tulemas. Ja esimene lainetus kaksikleeke, mina olen isiklikult esimene lainetus, kus naisprintsiip on ülestõusu läbinud ja meesprintsiip on ülestõusu alustanud ja ta on täielikult teadvel sellest sidemest, täielikult teadvel kaksikleekidest ja tema aeg-ajalt, ta küll ei pruugi seda, ta ei kõnele sellest, aga ta aeg-ajalt jälgib neid videosi. Nii et ainult esimese grupi meesenergia jälgib seda. Teised töötavad lihtsalt oma instinktide juhatusel. Soovitus, palun. Tugevus, torn ja sauade 6. See on ka siis loogiline, tundub loogiline jätk. Vaata seda sümbolit jälle siin kaksikleegi lõpmatuse, kaksikleekide yin ja yang 8. Vastupidavus, lõvienergia ja siin võidukas eneseväärtustamine, oma enesekindluse saavutamine, võidutunne. Aga siin on vahepeal vaja lasta siis ära kukkuda vanal, ära kukkuda siis, ma ei tea, võib-olla teatud sõbrad, võib-olla teatud harjumused, võib-olla mingisugused vanad tsüklid, vanad kalduvused, aga et siin on torni moment tulemas, mingisugune taipamine, avanemine läbi siis teatava valu puhastusprotsessi. Et enamasti meesprintsiip, mitte ärkvel naisprintsiip hoiab siis tagasi, ei luba tornidel juhtuda, ja meesprintsiip peaaegu alati siis töötab vastu tornidele, klammerdub siis vormi ja läbi elatud või tegelikult juba läbi saanud karmaliste tsüklite külge, aga siin on soovitus, sa pead laskma sellel tornil kukkuda, sest et see on olnud valed vundamendid, see ei ole kooskõlas sinu jumaliku meesenergiaga, see on sinu madalama egoteadvuse maatriksi tasand, mis siin peab kokku kukkuma. Mõnel võib-olla on lahutus, mõnel võib-olla mingisugused vanad tegevused, mingisugused juriidilised asjad, lepingud.
ja läbi selle sa saad alles oma enesekindluse. Et tegelikult enesekindluse me saame läbi selle, kui me taas loome iseennast järjepidevalt, korjame ennast ülesse ja ehitame ennast siis ülesse. Sest see on minu jaoks sügava enesekindluse ja uhkuse, sellise väljateenitud uhkuse kaart. Tulla enesevihkajalikkusest välja, sest toksilises maskuliinsuses on hästi palju enesevihkajalikkust, suutmatust ennast ja oma varju poolt aktsepteerida ja vastu võtta. Ja sellepärast ei suuda ka meesprintsiip jumaliku naisprintsiibiga kokku tulla, sest et tema valgus ja vägi on selle mehe jaoks hirmutav. Alles siis, kui ta õpib avama ja nägema endas Jumalat, avab oma jumalikkuse, on ta võimeline siis enesekindlalt oma jumalikule naisprintsiibile vastu minema. Enne seda ta tunneb, et ta ei vääri teda. Ja just ma tunnengi, et see vastupidavus ja väärtus läbi siis karma ärakukkumise. Aga see on siis tänane lugemine, et kui sulle sobis, kui sulle meeldis, kui sa said juhatust, pane like, pane kommentaar ja kohtume järgnevates videotes.